Tšau barbekässad. Lugesin ühte artiklit ühe kuulsa barbecue inimesega ja pidin tegema selle video kohe. Lugu siis millest? Seal oli kirjas, see oli siis üks hästi kuulus barbecue võistleja, Girls Can Grill oli äkki selle võistkonna nimi, kes on võitnud mõned suured võistlused ja kategooria võit on neil palju ja nii edasi, nüüd tublid. Aga nad olid teinud artikli siis, et 6 asja ilma milleta korralik barbecue inimene hakkama ei saa, kui ta barbecue't teeb. Ja hakkame siis minema mööda seda rivi. Number 1, ta õigupoolest läks nii-öelda mööda küpsetamist justkui. Ja number 1 oli tal suur lõikelaud. Et ilma selleta ei saa ju brisketeid ja muid asju teha. Ja tegelikult pean nõustuma, sellepärast, et need barbecue tükid, need lihatükid on suured, need lagastavad palju ja mida suurem lõikelaud sul on, seda vähem on laga ümber selle. Aga ma pean tunnistama, et need hakkavad minu jaoks ka minevikuks saama, sellepärast, et nende hind on lihtsalt nii pöörane, et niisama nendega ma ei tulista, teen siin teile retsepte, sest et kiire on ja mul ei ole aega pesta lõikelaudu vahepeal. Kodus ikka tavalise lõikelauaga, pole midagi öelda, aga suur lõikelaud ja tal on selles õigus. Number 2. Ja need on suured pannid ja jäin mõtlema, mida ta nüüd siis mõtles selle all ja siis lugesin selle ilusti läbi ja ta mõtles siis neid panne justkui, millega sa viid liha tegemise juurest ahju juurde. Ja pean nõustuma, tõepoolest iga kord, kui teen barbecue'd, saan ma millegi pärast ühe sükse panni GN-i siis puhtaks pesta pärast seda, et viin toon, õigupoolest ma pesen seda vahepeal ka, viin, pesen puhtaks, tulen tagasi, panen fooliumit sinna peale ja nii edasi. Jah, seda asja, millega viia liha ahju, seda tõepoolest on vaja ja see on iga kord on vajalik ja käes sa ju liha läbi toa ei tassi, see tilgub ja teeb juba toorelt. Nii on, tal on õigus. Number 3 ütleb tema fooliumpannid. Suke lugu siis. Ja siin ma taga päris nõus ei ole, et ma ei kasuta neid väga palju küpsetamisel, et jah, okei, nüüd neljapäeval oli, aga muidu väga mitte. Ma pigem ütleks, et asi, milleta hakkama ei saa, on see, ehk siis foolium ise. Foolium. Et ilma selleta sa saad, aga ilma selleta ei saa. Et kui sul on see, siis ilma selleta sa ei tee midagi, seepärast, et see on vaja kaanega kinni panna. Ja kui sul neid vanne ei ole, siis sellega saad ikka alati hakkama. Nii et pigem ütleks ma siin foolium, korralik grilli ja barbecue foolium paks, mis ei lähe puruks ja nii edasi. 4. ütles tema pikad tangid. Ma olen öelnud siin ju ka, eks ole, et ihaha, aga tegelikult ma ikkagi ju kasutan. Ma kasutan grillimisel, ma barbecue ajal väga ikka ei kasuta, olgem ausad. Et see on siuke nii ja naa minu jaoks. Et häda pärast saab ka ilma hakkama, aga mis häda pärast grillimise juures siis, aga ma ei näe, et see oleks nüüd nagu täiesti hädavajalik ja võimatu. Küll on aga korralik hari. Puhastad, teed ja müttad kogu aeg, seda läheb alati, iga küpsetamise ajal läheb seda vaja. Õigupoolest enne, et ahju kuumaks, restid kuumaks. Enne iga küpsetamist tuleb ju restid puhtaks teha, nii et ma pigem paneks siia hoopis selle ja tõstaks siis selle ajas ettepoole. 5. koha peal ütles tema nagu otse välja Thermapen One ja no mis siin salata, ega kuulub ka minu tööriistade sekka. Aga ma ei kitsendaks seda seal ära, vaid ma paneks siia kõik nagu käsitermomeetrid, millega sa käid, katsud ja mõõdad ja teed. Muideks ma pole öelnud, Dreamfire'i oma mingi vaadake on nüüd vapse nagu hullumeelselt odava hinnaga. Aga käsitermomeeter, kindlasti, kui ta sul alguses ei ole, sa selle nagu
teisega teed ja õpid ja toimetad, siis sa jõuad lõpuks ikka sinna, et need on su termomeetrid ja siin ma olen temaga nõus. See on 100% minu tööriist iga kord. Nii, ja 6. ja viimaseks ütles ta barbecue kindad ja ta ei mõelnud üldsegi mitte neid. Kuigi neid mul läheb ka suhteliselt iga kord vaja, siis ta ei mõelnud neid. Ta mõtles midagi muud. Ta mõtles nimelt, õigupoolest on ta sponsoreeritud ja siis sellepärast on see niimoodi öeldud seal, et üks firma teeb siis neid kindaid, mis on sees selle nitriilosaga ja siis on nad kuumakindad, et sa saad nagu lihasse sukelduda nii-öelda. Elu on näidanud, ma olen neid igasuguseid proovinud, ükstapuha kui suur see nimi seal peal on. Nad on olnud sellised, et lihtsalt ei jõua neid kokku vajutada, nii kanged ja ebatäpsed ja nõmedad on olnud, et mulle ei meeldi. Ma tegelikult näitan seda siis, mida te näete meie videotest kogu aeg ja mida kogu barbecue maailm ümberringi kasutab. Puuvilane kinnas, töökinnas, kõige odavam asi, mida poest osta saab. Ja siia peale korralikud nitriilid, et see on kõige rohkem töötav lahendus. Vot nii. Nüüd kirjuta siia alla, mis on need barbecue tööriistad, ilma milleta sina elada ei saaks. Et mis on need tõsised barbecue asjad. Pane siia alla kirja, subscribe kanalile, tule neljapäeval tagasi, sellepärast siis on retsepti aeg. Tšau!